startijate hulgas ei olnud siis eelmise aasta Eesti meistrid Sergei Tšerepannikovi. Viimasel hetkel loobus ka eelmise aasta hõbemedalimees Priit Aus ja Nikolai Vedekil. Me teame, on vigastatud ja edestal on uusi tiitliomanike ja medaliste ootamas täies hiilguses. Uusi vanu, kõigepealt Ure vaatab neljakord Eesti meeste varasematest aastastest selgest Natsile ja siis tuli kõva lahing pidada Priit Ausiga, kes siis jah, viimasel hetkel vigastuse viidates sellest jooksust loobus ja seda jooksu siis me lõpetame Van Foisti, millega isi ja Maia pärast arvamuses praegu kolmandaks. Mängus ütles esimene katse siis juba nähtud, Saksa alustab võistlus 7.57-ga. See on juba parem tulemus kui eelmisel aastal Hendrik Kutteri võidutulades 7.51, nii et kaugusõppe tõepoolest nende hüppajate seast, kes siin täna hüppavad, isiklikud rekordid vähemasti 7 lehel, isegi üle 7.50. Ja seega siis kõik tänases võistluses võimalik. Hendrik Kutter valitseva Eesti meistrina näitas oma head võimu ja vaimu eile 100 meetri jooksus medalilõimast joostes. Tagaviljakul naiste vasakäites aga hakkab esimene voor lõppema. Kati Ojala avaldab selle 61.74 ja liidripositsioon Maris Jõngel. Aulenneses spordiklubi 54.82 ja Katri Karinda aulenneses spordiklubi 6.17 on praegu siis teine kolmas. Jooksjad siis tundub, et taktika jooksu peale kuna sahulikult asjale siis seirab. Mari Kloobil on naiste kõrgusõppesega raske seis, Mari kõrgusõpp 65, 2 katset maha. Praegu oleks siis selle kõrgused seal ületanud oma jagu, Annika Peskab Lõdiliines, Teele Palma, Marvis Põruna, Liida Treier, kolmandal katsel Katrin Peale ja Metsa ja katsel. Miilis Siimsad, Ametentase spordiklubi, Ametentades Ametad, Miistaja. Isiklik rekord tänamusest aastast 7.76. Oli meeste kaugusõppes praegu siis jah, Mihkel Saksa 7.57 püsib. Jüri tulemusena praegu. Aga eelmisel aastal tõepoolest kullanik ei olnud kõrge 7.51 ja pulstust esimesel aastal suurema 7.40 veereks 3.70. Sinna korrame sellest seal ja Margus Kirt, teisel katsel Eskona Soda 7.45. Aga viskas tuleb siit nüüd kolmas tulemus üle 70 meetri Margus Kirt. Ta oli siis 69.87 enne pärast esimest viskevooru kolmas. Kui 2 meest siis saavad olla endal üle 70 meetri Tanel Laamne ja Risto Ametas. Tanel Laamne 77.48 on järgmine viskaja. Teivas ütleb aegalt ka paruvis, siis kõigepealt, et kõik maha küll täna ühe katse läinud kiirluski. 4.60 katse ebaõnnestus ja rohkem täname hüppa ka veel Jõeväli peale 4.40 ületamist jättis ka võistluse katki, oleks tulnud kasutada hüppe katset veel kõrgusel 4.60. Ja praegu siis hüpatakse 4.70 ainsana tegi selle kõrguse katse Romo Vask, järgmisel maal üle. Altkõrgus 4.60 kanistus teisel, kolmandal katsel. Ülejäänud võistlejad, kes veel võistlust tules, ei arvutust. Ja Andri Muuli siis jätsid selle kõrguse vahele ja Veiko Kriisko ootab ja ootab nii kaua, kui äkki 5 meetri kõrgusele. Aga kohe siis esimene algus 80.02. Siis teist kahtist olnud Raelaga juba ammu aega küsivad enda isiklikku rekordit parandada ja see on siis küsinud juba aastast 2009 81 meetri 96 sentimeetri peal oli sellele lähedal. Tänavu Tallinnas üle vastatud esimest karvaali lõppulise katsega, aga midagi parata pole. Teadused on määrusel ja üleastatud katse lugemisele ei lähe. Nii, see võrdlus selleks. Maik Rask hüppab 7.52 samal ajal, nii et 2 atraktiivselt alla korraga käimas ja läheb sellega praegu teiseks, kui Mihkel Sakseliselt võistluste liider. Ja Ruuben Kaljuväe
on järgmine hüppaja võides Siimus on kolmas 7.45. Kui jooksu siis on Roman Posti ja Tiina Nurmen saatuse juurde jäänud. On käima ja hoidma Prestametas valmistamast teiseks katseks ja siis võib vastata Tanel Laari isakud 80.2. Prestametas on tõesti konkurentidega täna korduvalt sisse saanud. Võigi öelda, kui samal ajal näeme siis tõesti meist kui orkester jõuab hüpata nii siin kui seal. Käib siis kaljast ja Prestametas katse ei õnnestu, nii jääb siis Tanel Laane 80.02. Hans-Kristel Hausen 7.55 tänavuseks ja arvates hüpatud 7.57. Uus kaotamisi lõpanud. Ja korralik katse võiks ju eeldada ehk ka siit ikka hüpet selleks, et esikolmikusse neid jõuda. Oleks taas hüpata 7.45 või enam. See tuleb kolmanda maha tulemusest ka tõesti 7.45. Seitse 12 Hans-Kristel Hausen tulemus sellega läheb praegu siis viiendaks. Kaarel Jääri, järgmine hüppaja. Kui Kaarel Jääri on Eesti meistritiitel kaugushüppes täiesti olemas varasematest aastatest. Isiklik rekord 7.67 eelmisel aastal hallis hüpatud, täna on hooajad 7.45, siis on ka halli tulemus 10 peal ja 10 peal. Seitse 30 läheb omakorda siis Simsonärel neljandaks. Mikkel Saksis võistlast liidel 7.57. Kui väsimatult on Roman Posti ja Tiina Nurmen 500 jooksu sündmiselt jooksu juhtimas ja Lamine Lukne täitsa sooraikud koos. Tegemist on taktika jooksuga küll selgelt ja saab siis näha, millist taktika rakendab Tiina Nurmen tänases jooksus, kui läheb veidi kui pool distantsist minna. Naiste vasarõites Nagaväljakul on teine katsemoona iga ebaõnnestunud katsetega ja siis üldiselt Eestist üldiselt Päti Ojala 61.74. Eesti rekordandid peame siis 65.74. Ega poole siis küljendavust Päti Ojala täna vähe puudu jäänud, kui Henrik Kutberg valitseb Eesti meister oma katseks valmistamas. Täna talvel näitas sellist taset kui 7 meetrit ja 80 sentimeetrit. Kaugushüppes on Euroopa meistrivõistluste normatiiv 7.95 ja üks joonealustest on ka Henrik Kutberg oma tulemusega 7.80. Seitse 34 ja Henrik Kutberg selle hüppega esikolmikusse ei mahu, et läheb praegu neljandaks. Eesti oraviskes algamas kolmas viiskevoor ja see oli siis 8 hetkel jõudu praegu 8 koha peal hetkel viskele Jaako Lintrop 56.11. Võistlust liigib Tanel Laane 80.02, Prestametas 76.17 ja Magnus Kirt kolmandana siis üle 70 meetri 72.81 lisavad.
poisti on tõmbab tõsta ja Roman poisti on siis üks neid, kes on üks joonalustest Euroopa meistrivõistlustest Roman poisti maratoni jooksus 2.20.22 tema isiklik rekord samal ajal kui Eesti kõrgvõistlustel oli rohkem on siis 2.20, 2.20 minutit ja Euroopa siis Tiider Toomega veel sel distantsil on 5000 meetri jooksus siis Euroopa meistrivõistluste maratoni maratoni veedetud 13.37.65 siis Tiider Toome isiklik mark. See on samas Poolas, kus uuendas Eesti 3000 meetri rekord, tegi Tiider Toome kaasa 5000 meetri distantsil seega ennastas täielikult ja Tiider Toome kiskajalikult selgitab näitamist selles võistluses seal. Mihkel Sarts paraku teises voorus sellist lennutust ei näita ja seal nüüd juhtus uusesse liivahunnikudele esimesel rajal ilutsemas, see on täpselt Mihkel Sartsa tekitatud. Mõned hüppajad lihtsalt on sellised. Üht-teist ennast rohkem välja andvad. Magnus Kirt, kolmas katse odavistes. Magnus Kirdi kipub tavaliselt võistluse peal üks katse õnnestuma hiilgavalt ja senimaani siis Magnus Kirdi isiklik mark 79.82 eelmisel aastal visatud tulemus. Sinna lähedale viskas ta nüüd Tallinnast toimunud riiklike seeriavõistlusel 79.70 oli siis Eesti hooaja edetabeli kolmandal kõrg. Selle tulemusega 7.72.20, nii et seda õnnestunud katset meil Magnus Kirdi otsib, aga nüüd võistlust liider Tanel Ülar 80.02 teisest voorust. Ainus 80 võisa, mida oleme siis näinud ja mida oleme siis täna saanud kaasa elada. Nüüd tahaks, et neid oleks veel. Aga on veel endu küll, aga nii pikalt kui siis eelmises katsavoorus nähtul. Reivasõppes on ka põnevad hetkel, kuni 80 metri kõrguse kolmandat katset käivad juba Kristjan Rosenberg ja Andri Muulin, igal juhul tuleb üle hüpata, muidu võistlust jätkata ei saa. Kaks meest on selle kõrguse esimese katsel üle hüpata, Eko Araku ja Ramo Kesk. Nemad siis ka praegu võistlust juhtimas. Nagu oli see Eko Araku päris puhast vahelik ja Ramo Kesk, aga praegu kõigi kõrgustel peal nüüd selle viimase. Ja selleks korraks on siis Andri Muulin võistlusi läbi. Lõpunemiseks jääb Meelis Silson, võistluse kolmas mees, 7. aga see oli Kristjan Rosenberg, kes kolmanda katse väike alla või selle kõrguselt ja miks mõne vasim siin tagurni näitab ei oska öelda. Andri Muulini nüüd siis kolmas katse tulemus selle kõrgusele. Praeguse seisuga peavad mõlemad mehed vedama kolmandat kohta, aga see kõik saab selliseks siis, kas jagatakse kolmandat või neljandat kohta, kui on võistlust alustanud Kristjan Rosenberg, Veiko Kriis ja Andri Muulin kolmanda katsega, kui see oli 80, siis saab enam teada, kas need loomulikult on selged või mitte. Kaugusõiku paremuse edestus hetkel. Siis nähtavalt Adrooli ja viimasel viimasel jooksus Roman Postiga Tiider Toomele ja saab siis näha. Mida alustab Tiider Toomel küll, alustab siis enam lõpusturki. Siis ja see tõesti jooksus olnud. Nii, tõepoolest, Urve ja Posti veel pisik pannud, igal juhul sellise 50 meetrit lõpp, kui palju on ohvri enamasti jooksu. Jagutsevad inimesed Tiider Toomele vaata, mida ta Roman Posti olemas astub. Eile pidas väga hästi lastega Arnas Nautile võtamisele ja seda võtame siit ja avatud seda jakse jaguse natuke jooksu ja küljumine kessi kohe võtta aega, aga küsimus on Posti väga hästi praegu ja Tiider Toomele kaugele ja koostab tõesti. See vaadatakse koostab Roman Posti ja tõuseb Tiider Toomele kaugele.
hästi vastu 200 meetrit enne lõppu ja lõpp oli kange mõlemale. Oi, kui kange. Hiinekune. Eile Vallar Lardi vastu õnnestus. Täna Roman Foisti vastu mitte. Selline taktika jooks. Aga nüüd võtame mõned soorid maha ja siis ootame ikkagi lõplikku fotofinissi pilki, sest lõpp oli tõesti vägev. Igal juhul lennetuse mõlemad mehed ei kakkusid, omad tõesti eeskätt. Ja vaadakem korra siis, mis väljakoladel, kui Erki Lepik viiskamas omaga ja saab üle 70 meetri. Senimaani 67